Täna siis Suurenjärvel 9. Rein Valdma mälestusvõistlus ja samuti ka Lihola lemmitumängude autode jäärajasõit. Võistleme 6. masinaklassis. Aga kui rääkida Lihola lemmitumängudest, siis 44. mängud on siis sel aastal toimumas. Kokku aasta jooksul 21 spordiala ja esmakordselt siis on meil ääretult hea meel, et mängudega on liitunud Kõo vald, Võhma linn ja Kõpu vald, et need vallad, linnad, kes meiega siis liituvad aastal 2017 sügisel, nii et loodame, et saavad kõikide aegade parimad mängud. Selle mõte sai kunagi selle mõttega tehtud, et inimene, kes sõidab tee peal, saaks aru ka, kui libeda peal, mis auto tegelikult teeb. Et siin on nagu see koht, kus inimene saaks proovida ja me oleme nagu hoidnud seda joond, et meil ei ole tihvriluuke, me ei luba naelu liimida, et oleks see auto nagu suht lihtne tänavauto. Ja me seda joont oleme hoidnud, seda me väga ilmselt edaspidi hoiame, et me ei lähe nagu päris võistlusspordi peale me edasi ei lähe siit. Kauas, mida sa ütleksid neile, kes siin täna öösel sõitma hakkavad? Omal vastutusel ja lihtsalt hoidke pikki vahetega, jää on tugev, jääga probleemi pole kuni 25, sellega on kõik okei. Aga et ei läheks 10 aastat rajale, mõistad suhtumist muud midagi. Tänane äge võistluspäev jäärajasõidus on lõppenud, kuna üks naine võistluse käigus veel lisandus, siis tegelikult on võistlusprotokollides 68 nime, kes kõik sooritasid oma parima. Võistlus sujus ilusasti, ei olnud vaja kellelgi kordussõitu teha, läks ladusalt ja parimaid kahjuks saab olla vähe, aga enda üle uhked võite olla kõik. Mille üle sa kõige rohkem uhke oled praegu? Ja ma arvan selle üle, et ilm on ja rahvast on palju. See on nagu okei, olen selle üle ka uhke, et eile käisin Viljandis proovimas. Ma arvan, et meil on parem rada selle väikse Suurenjärve peale on meil rada parem kui Viljandis eile oli. Selle üle on ka uhke.